4. kohtunik Roman Daniljuk, videokohtunik Kristo Küljastinen ja abivideokohtunik Sander Saga, kui kohtumine on alguse saanud ja algab see siis Paide linnameeskonna rünnakuga. Paide siis valges vormis mängimas ja kodumeeskond mustas. Kui siin ebatäpse sööduga juba Kalev saabki palli tagant uuesti mängu panna, otsitakse ettepoole käiku, aga seal oli hästi praegu Saliste vahel ja mängib ebatäpse söödu jooksu peale, aga jõudis väravat õigeaegselt vastu, hästi toimetas selles olukorras Ebrima Jarju, aga Kalev on juba paremalt äärelt uuesti rünnakule tulemas ning selle rünnakuürituse praegu William Gabriel lõpetas ära ja Saliste otsib käiku ettepoole, küll aga ebatäpselt. Pall Kalevil siin paremal äärel. Poolpikk pall tuleb, aga Saliste paneb jala vastu ja läheb üle küljejoone. Palli saab Jürisoo minna mängu toimetaga, ei jätab ikkagi palutajale selle. Jürisoo trahvikasti lähistab, kas on võimalik pöörata? Ei ole, kukub ka seal trahvikasti ääres, võtab kohe pallist kinni ja kohtunik vilistab kodumeeskonna kasuks karistuslöögi. Vaatame uuesti seda, Jürisoo hästi keha on vahel, Saliste tiritada ka, seal laseb korra lahti ja siis ründab uuesti ja käed ümber, Jürisoo tunneb seda kontakti ja ei saa hästi sealt kontaktist välja ka kuidagi, laseb jalust nõrgaks ja karistuslöök igati õigustatult antud. Famudi tiimi on siis palli taga ja tundub, et otselöögi jaoks natuke liiga terav nurk ja otsustab tsenderduse kasuks, aga vaatame. Tuleb hea pall sinna ka võitlusesse, aga sellega saavad Paide kaitsemängijad hästi hakkama küll, aga Felix Sambe saab, pall on lahti värava ees, aga ei suuda seda palli Daniel Usta võrku toimetada. Jarju pillas seal, ei olnud kindel praegu, vaatame kohe uuesti. Sambelt hea pall tuleb sinna 6 kasti joone peale ja saab Usta löögile ka, aga natuke liiga palli alla lõia ja üle värava võrgu selle saatis. Aga Paide saab ka nüüd palliga tulema hakata mööda paremat häält. Saliste annab Lillanderile. Lillander paremale äärele. Nüüd saab tõusta, otsib seal Weiet, aga praegu sööt oli natuke ebatäpne, küll aga küljeaudi võidavad. Vaatame uuesti seda karistuslöögi momenti. Väga hea pall tuli sinna, ei ulatanud seal olukorras Tubašit selleni, aga Paide juba ründamas, ohtlikult kastis on, William Gabrielil on ruumi seal ka, aga praegu natukene ebaõnnestusid küll, aga mõlemal pool on tekkinud nüüd esimese 4 minuti jooksul päris head momendid. Vaatame, kas Kalev saab siin kohe kiiresse ka minna, ei ebatäpne puude ja see on lihtne saak. Anier otsib läbi söötu, seda ei leidnud Travalli, kauglöök tuleb, aga ei taba praegu Travalli hästi palli ja saadab selle mitu meetrit väravraamidest mööda. Kalev pidi siin viimases voorus Kuressaare vastu tunnistama saarlaste paremust ja üpris valus kaotus neil oli, kui nüüd Winston ebaõnnestub välja löögil, aga õnnega pooleks pall jääb ikkagi Kalevile. Nüüd on paremal äärel natuke ruumi. Luts võtab, liigub ääre joone poole, tuleb tsenderdus keskele, aga seal praegu valutajal oli pea vahel, küll aga pall jääb Paidele. Ojamaa. Hästi praegu
kaitsevastas ja ei saa seda söötu ettepoole teha. See võimalik äkki kontrasse ka minna. Õim ei olnud valmis selleks, et Ojamaa tal sealt selja tagant varjust välja hüppab ja Ojamaa väga hästi praegu teeb kaitsetööd ka. Otsitakse Anieri sinna liini taha, aga natuke ei praegu täpsust puudu. Maistel pikem pall ette seal Lilanderi pea vahel. Aga Paide saab uuesti Travalli paremal äärel. Tõb korraks loo maha. Luts väga kõrgel kukub ka seal, aga viga ei ole. Tiimi vetab poole, see on nüüd keegi Paide mängijatest on natukene viga saanud, aga on juba mees püsti ja mäng läheb edasi. William Gabriel. Natuke ei mõista need mehed teine teist, et Gabriel ei olnud valmis selleks, et Anier sinna ääre peale liikumise teeb, aga said palli uuesti tagasi ja saavad uut rünnakut üles võtma hakata. Uuesti William Gabriel. Esimeses meest läheb mööda. Uuesti üritab sinna Kueiele seda läbisöötu otsida, aga jälle ebatäpselt küll. Kalev kiiresti kaotab selle palli ja Paide saab uuesti Lillanderi kaudu seda mängu ehitama hakata. Selles vastasseisus Paide ikkagi selge favoriit on, aga nagu ennist ütlesin, siis võib igasugu asju siin juhtuda ja Kalev võib korralikult külalistele hambaid näidata. Mänguolud Kadriorus on üpriski mõnusad, 15 kraadi. Mõned pilved on veel taevas, aga päris igati mõnus õhtu jalgpalli mängimiseks, kui Paide mööda paremalt äärt tuleb, aga senderdus keskel on ebatäpne ja Kalev saab uuesti tagant mängu ehitama hakata. Ojamaa on sunnitud pikemaga ette mängima. Seal pall jääb ikkagi Kalevile, kõva võitlus siin on ja Ojamaa hästi lõikab selle söödu ära, annab Anierile, kes otsib ühe puutega kohe Travallile paremal äärel jooksu peale, aga seal kaitse jõudis õigeaegselt vahele. Pikem pall ette. Sambe seal ei suutnud seda palli kontrollida ja nüüd juba Lilanderi käes pall. Arvanov. Kalevi üks hea šanss tänases mängus võiks olla siis kiired vasturünnakud, et Paide suure tõenäosusega palliga mängu võtab endale ja üsna kõrgele liini tõstab, vaatame selle rünnaku ära. Ojamaa ei saanud praegu vasakule mängida ja nüüd uuesti ei leita Anieri seal kasti joone peal. Või Ustale. Ja nüüd vasakul äärel natukene ruumi, kus Sambe saab jooksu ka. Lillander on vastasta. Päris palju ruumi, tuleb kauglöök ka, aga siin taheti ajalugu vist minna natuke tegema, üsna ambitsioonikas löök see oli. Keskväljal Kueia Rahanovile. Nüüd siin Gabrieli ebastub ja kingib palli ära. Pall uuesti Paidel. Ojamaa. Annab Lillanderile ja äärevahetus, natukene on ruumi seal. Õnnestub ette ka võtta. Ja sööt Travallile kasti tuleb, aga see on suurepärast kaitsetööd Tubašits teeb ja ei lase tal seda palli kohe vähega omaks võtta ja ümber pöörata. Aga Paidele küll jaut. Nüüd lohakalt kontrollib Travalli seda palli ja hästi ette jooksu peale Usta saab, aga see pall läks ikkagi üle küljejoone. Küll lohakalt on siin esimese 10 minuti jooksul Paide palliga ümber käinud, et
et mitu korda mehed on koperdavad ja natuke sellist ebakõla on näha, aga küll see siin mängu minutite möödudes ka üle läheb ja hakkavad palliga üha mugavamalt tundma küll, aga need on need ohtlikud olukorrad, kus kui Kalev võidab keskväljal selle palli, siis neil on ees kohe Usta kohe läbijooksu tegemas tühja tsooni ja tuleb jälgida nüüd Paide rünnak, Anier, pall keskele ka, seal Troll saab lüüa ka, William Gabriel tuleb löök, aga see läheb üle lati. Aga praegu leiti hästi Anier seal, vaatame kohe uuesti. Ei ole sul kaitsed nagu valmis selleks, Anier näeb tühja tsooni, teeb selle jooksu sinna, tuleb õigeaegne sööt ka ja tegelikult ühe puutega päris madal pall sinna kasti tuleb. Õnnega pooleks isegi jääb veel lahtine pall Paidele, tuleb peale löök ka, aga oli natukene ebaõnnestunud. Vilander Baranovi kaudu vahetab äärt. Välistel on natuke ruumi toostada. William hästi mängib Pojamaga kokku. Aga seal ruumi jääb väheks ja on sunnitud läbi kaitsjate äärt uuesti vahetama. Siis on nüüd 12 minutiks initsiatiivi on ikka selgelt Paide enda kätte haaranud, vaatame korra veel seda lööki. Ei olnud üldse paha löök, aga natukene liiga palli alla läks löögi jalg ja üle värava palli teele mees saatis. Nüüd saab kasti liikuda, William Gabriel tuleb chip keskele ka, tuleb peale löök ja 1-0! Siim Luts viib külalismeeskonna 12. minutil juhtima. Ja no nüüd lagunes kaitse küll ära, et seal see läbimurre ikkagi vasakult äärelt lõpuks tuli ja Luts on kastis valmis ja praktiliselt tühja võrku palli saadab. No Paide sai, mis tahtsid, avavärav on löödud ja vaevalt see nüüd neil viimaseks jääb. Võtab võib-olla neid ka sellise sisepinge maha ja kaavad võib-olla veel mugavamalt siin väljakul hakata tundma, ma vaatame nüüd hea pall siia vasakul äärel tuleb. Hästi William Gabriel seal oli juba seda duelli kaotamas, aga siis tundus, et palutaja libastus. Hea chip sinna keskele ja mitte keegi ei olnud seal Siim Lutsi vaatamas ja mees selle palli võrku saadab. 1-0. Külalised juhivad. Veel kord siin ja natuke palli peale palutaja astus, läksid jalad alt ära ja seal Petrunin ka ei läinud korralikult kontakti ja sealt see pehme tõste kasti järgneski ja seal juba Paide mehed olid valmis selleks. Kalev mööda paremat äärt tulemus. Jürisov mängib keskele, Petrunin. Vasakul äär on ruumi, päris hea pall tuli sinna, aga Sambe ei saanud seda esimesega kohe omaks ja duellis jääb seal kaotajaks ka pall Paidele. Kõrgelt teeb Kalev pressingut tegema. Oma poolel on neil veel ainult keskkaitsed, parem kaitse ka vajus. Aga tahavad kõrgelt esimest pressingut teha, aga kui Paide selle palliga saab seal taga 2-3-4 söötu juba tehtud, siis vaikselt sunnivad nad kodumeeskonda oma poole peale ka liinidega liikuma. Baranovi käes pall. Paidel nüüd kiiret ei ole kuskile. Saavad kannatlikult söödumängu lükata, juba pikemaga ette, aga selleks sööduks palutaja oli valmis ja lõikab paelt ära. Küll aga teine pall omadeni ei jõua. Ja oma vasakul äärel. Ja sööt tuleb Anierile sinna, kas tuleb peale, esimesega lööb peale, aga sulu seis on
ka väga hästi praegu Anier selle liikumise sinna liini taha tegi ja super sööt tuli ka, küll natukene jäi praegu Ojamaa selle söödu tegemisega hiljaks. Väga hea pealelöök ja väga hea tõrje ka Weinsteinilt. Paide jätab ka liinid üsna kõrgele. Korra veel. Ja Anier sealt tundus, et Ojamaa selja tagant selle sammu sinna tsooni tegi, aga natuke praegu jäi hiljaks. Järgmine kord paremini. Päris mitmes kord tuleb päris hea pikk sööt sinna liini taha Paide keskkaitset, et Lillander, Baranov mõlemad otsivad äärte peale liinide taha sinna ääreründajaid ja praegu päris suure protsendiga on need söödud kohale ka jõudnud, nii et see rünnakustrateegia päris hästi töötab. Kalev saab ka palliga üle tulla, aga Jüri ei saa seda lahtist palli kätte ja ilmselt Võim selle Paidel uuesti hangib. Otsib Anieri. Aga jälle teine pall jääb Paidele, tuleb jälle Anierile hea sööt sinna liini taha, uuesti lööb esimese puutega peale, aga see oli Maxwell Timothy Weinsteinile lihtne saak praegu. Natuke liiga lihtne sööt. Sööt, löök, täpsemalt siis. Võtame uuesti ja mööda maad üpriski värava keskele. Üpris lihtne oli see pall üles korjata. Truunin vahetab väärt. Valutaja. Hästi saab nüüd, tekitab endale ruumi ja saab kaitsemängist mööda. Otsib Jürisoot sinna liini taha, aga suurepäraselt Salistel oli jalg vahel. Üpriski rahulikult tulevad selle esimese pressingu alt Paide mehed välja ja saavad jälle rahulikult söödumängu ehitama hakata ja siin ääre peal William Gabriel natuke libastub ja saab seda palli kätte. Järgmine küljaut. Natukene on keskväljal ruumi nüüd, aga seal kaitse jõuab ikka pressingusse ja anta seda vabadust seal ka hästi lähistel toimetada. Probleemid oleks üsna kärmed järgnema, kui seda teha lastaks. Näeme siin ka, et Paide siis praeguse seisuga 55 punkti peale tõuseb. No neil on Nõmme Kalju ikka väga pingsalt Kuklasse hingamas, nii et neil on ainult üks eesmärk täna siit 3 punkti võtta. On neil siis üks mäng rohkem mängitud ka, kui Kalju, kui siin mööda vasakut täät on rünnak tulemast, senderdust kasti ka, aga seal hästi on praegu Baranovil pea vahel ja Saliste üle otsajoone selle palli lükkab. Esimene nurgalöök kodumeeskonnale. Vatumest Saambe tekib natuke vaba õhku, kohe senderdus kasti poole läheb ja hästi praegu Baranov pani pea vahele ja Saliste ei hakka riske võtma. Oli tal kohe vastasmängija selja taga Kuklasse hingamas ka ja selle küljejoone saadab. Aga Fambudi tiimi saab nurgalööki toimetama minna, pall tuleb kasti ka. See natuke Ojamaa ei olnud valmis selleks, aga hästi saab Paide hakkama. Kas nüüd õnnestub jooksu saada ka? Hästi, William Gabriel 1-1 saab minna. Kiirus on üleval, võtab vasakule poole, aga hästi praegu Kalevi kaitse selle olukorra hakkama saab ja väga meisterlikult toimetused. Ustal on nüüd natuke ruumi, kus tuleb löök, esimese mehe konksutab ära kastis. Ikka Ustal lööb, aga see blokeeritakse.
ja teise palli Paide saab omadele. Anier otsib Travalit jooksu peale sinna liini taha, aga selleks Tubašits oli valmis. Palli valdamine on ka ikka selgelt külalismeeskonna käes ja hetkel seda mängu nad selgelt dikteerivad. Aga kodumeeskonnal ka tegelikult on tekkinud siin paar täitsa sellist head rünnakulaadset toodet. Päris ühe löögini vist ollakse jõutud, aga lubavasse tsooni jõutakse, seal on lihtsalt seda ühte õnnestumist vaja ja võib siin vastuvärav kiiresti tulla. Aga Paide selgelt seda palli kaitseliin oma vahel söödab, kannatlikult otsivad kõigepealt äärte kaudu rünnaku võimalust, kui seda ei leia, siis vaadatakse natuke pikema palliga sinna äärte peale, aga just läbi äärte on see mäng neil käimas. Luts, kus tuleb tsenderduskasti. Rolli saab palli kätte ka, aga natukene puude läks pikaks, aga rünnak jätkub. Ja tööd teeb nüüd seal mõlemal poolt kõva võitlus käib ja nüüd kohtunik võtab selle olukorra tagasi. Super tööd tiimi tegi seal. Ei, see oli Udepulu Sarv. Mees ei pikal murule ka, laiutas käsi, kohtunik kohe viga ei andnud, aga järgmisest olukorrast andis. No natuke käed ümber on, aga no ei midagi nii selgelt vea väärilist, aga siin vist ikkagi kohtunik selle jätku olukorra pealt otsustas olukorra tagasi võtta ja karistuslöögi Kalevi kasuks määrata. Valliga, kus ta läheb survet tegema talle. Jarjo ei ole siin kõige kindlamalt või sellist kehakeel on natuke nagu ebakindel või tundnud nagu kõige mugavamalt ennast seal. Aga võib-olla lihtsalt näiliselt. Baranov Salistele. Tuli siia vasakul äärel, aga siit on raske läbimurret tegema hakata ja mängivad rahulikult kaitsest läbi. Jälle pikem pall ettepoole, aga selle võitluse Kalevi mehed võidavad. Sambe jätkab vasakule tuleb ja sööt Ustale kasti ka, kas õnnestub lüüa ka? Super kaitsetööd teeb seal Nikita Baranov ja võtab selle palli Kalevilt eest ära, aga vaatame korra veel seda olukorda. Usta esimene puude oli täitsa okei, aga Baranov oli valmis selleks ja siis lahtise palli Kueie korjab Paidele ja olukorra klaarib. Nüüd on paar minutit saanud Kalev ka siin palliga toimetada, aga see pikem pall täielikult ebaõnnestub ja Sambe seda kätte ei saa. Paide siis viimases kohtumises mängis Kaljuga ja see kohtumine lõppes 1-1 viigiga, mis tegelikult Paidele sobima peaks. Peaasi, et nad punkte ära ei anna siin, et Kalju saaks nende kolmandat kohta ohustama hakata. Aga ei ole Paide ka viimased 5 mängu kõige kuumemas koos olnud ja päris Pärnu Vapruse tuure üles pole suudetud võtta. Aga ütlesin, siis viimane mäng oli 1-1 viik Nõmme Kaljuga. Seejärel tuli Eesti praegusel hetkel kõige kuumemad satsid
0-1 kaotus, ehk siis Vaprus vaatame selle rünnaku ära. Hea sööt, tuleb ääre peale. Kas nüüd õnnestub see olukord klaarida ka? Natukene ebakindlust, aga suurepäraselt saavad hakkama Kalevi mehed sellega. Jürisel on võimalik kiiresti rünnakus minna. Natukene võttis korra hoo maha, vahetab äärt Sambele, kas saab esimesega omaks? Hästi võtab palli omaks. Kas tekib löögikoht? Tuleb löök ka, võtab vastasmängijast puute ka, aga Jarju selleks oli valmis ja ei olnud löök, väga tugev ka. Juba lähme vastasvärava alla, Anijärv pöörab ümber, annab palli Ojamaale. Nüüd natuke aega ruumi ringi vaadata, Tralli. Uejele, natuke mees libastub, ei saa kohe head puudet. Ojamaa, tuleb löögikoht ka, super sööt tuli juba Anirile minemas, aga seal kaitse oli selleks valmis. Nii, Kalevi käes pall, aga juba jäävad sellest ilma. No, William Gabriel on teinud suurepärase mängu siiamaani vasakul äärel. Korduvalt on neid nii-öelda kaitsefaasis uuesti palli Paidele võitnud ja mööda tema äärt on siin teravust ka, siin natuke iluliigutusi ka. Et üsna palju teravust läbi selle vasaku ääre Paide on tekitanud ja ka väravad sündisid vasakult äärelt tsenderdades. Jälle vasakul, Ojamaa on siia jäänud. William Gabriel keskel nüüd, aga Udepulu Sardev. Head pressingut ja Paide mängib jälle keskkaitsetele. Aga jaa, nagu enne jutt pooleli jäi, siis Pärnu Vaprus võitis Paidet 0-1. Seejärel suutis Paide võita 1-0 Tammekat. Seejärel võideti päris suurelt 5-1 Kuressaaret ja siis ongi vastu vaatamas nende viimane mäng 2-2 viik Tallinna Kaleviga. See kohtumine siis peeti Paide linnastaadionil. Kodumeeskond ka üpriski üsna keeruline on neil olnud, vaatame korraks selle rünnaku ära. Vall on natuke ruumi, annab parema ääre peale. Tuleb löök ka, aga selle Kalev blokeerib ja rahustavad olukorda. Aga jah, et Premium liigas siis tuli Kalevil üsna valus kaotus FC Kuressaare vastu 0-2 seis jäi. Enne seda võeti vastu 0-4 kaotus Floralt, seejärel 0-2 Narva Transilt, siis üsna suur kaotus Tallinna FC Levadialt 1-6 ja siis nagu varasemalt mainitud tehti 2-2 viik Paidega. Seega nende viimased punktid pärinevadki selle sama duelli viimasest mängust. Ojamaa jälle vasakul äärel toimetamas. Nüüd hästi sai kaitses valutaja hakkama William Gabrieliga ja palli omadele võidab. Natukene ebatäpne sööt seal ja pall jälle Paidel. Ojamaa super sööt tuleb sinna Trallile ka. Tuleb tsenderdus. Anier täiesti värava ees lööb ka. Ei pane seda palli praegu värava võrku. Kõiges nurgalöök. Saa. Oli aega praegu ringi vaadata ja see pall võrku lüüa, aga eksivad ka sellised suured vanad kalad nagu Henri Anier. Ja vaatame uuesti selle olukorda. Rallit hea pall. Väravaht on ka juba pikali, aga see on suurepärane tõrje. Einsteinilt tuleb ja palli siis oma keha kaudu üle küljejoone ja äärejoone toimetab. Aga Paide tsenderdus tuleb kasti ja seal Einstein tuleb välja, lööb rusikatega palli. Küll väga kaugele see väljalöök ei läinud, aga saavad Kalevi mehed hästi hakkama. Nüüd Sambe annab jooksu peale. Udepulu Sarr saab seal Kueie vastu hakata tegema, aga Kueie selle duelli võidab ja nüüd omakorda hästi kaitses Udepulu Sarr töötab. Mängib Petruuni. Saku äärepäeva mäng. Ja nüüd on Kalev saanud liinid kõrgemale tõusta, on
mehed kastis ka. Sambe, Usta ja Jürisoo seda palli seal ootavad. Trunin, veel üks kauglöök tuleb, aga selgelt mööda see läks. Jarju võtab ka. Kaks ajamaa. Vaatame uuesti seda olukorda, rollid superpall tuleb. Panieri esimene puud ei ole kõige parem, aga seal saab suurepäraselt Weinstein saab käe, jääb sellele pallile nii-öelda ette ja siis tema käest vastu latti pall läheb ja super tegutsemine Kalevi väravailt. William Gabriel kiirusega võtab paluta ette. Liigub kasti, tuleb senderdus. Super kaitsetöö. Mulle tundus, et see pall peaks praegu Tallinna Kalevile jääma, aga peakohtunik nii ei arva. William Gabriel sisse kerivad palli, toimetama läheb. Mängib lühidalt. Luts tuleb vastu, pall väravest läbi ka! Kas see on Bubakar Travalli, kes saab penaltipunkti koha pealt löögile ja suunab selle väravasse. No praegu nagu Kalevi selles olukorras natuke magama ja Paide kasutab oma võimalused maksimaalselt ära. 2-0 külalised juhivad. No see teeb Kalevi seisu päris keeruliseks siin, aga õnneks mängida on küll ja veel. Vaatame uuesti. Kalev mängitakse lühidalt. Luts senderdab ja Travalli seal täiesti markeerimata 6 kasti joone pealt selle löögi teeb ja no sellelt distantsilt pea vastu ja väravahil seal on väga raske midagi teha, kui värava külje võrku Paide mees selle palli saadab. Küll, aga siin tuleb kaitse otsa vaadata natukene. Aga mäng läheb edasi ja praegu Paide saab väga rahul oma mänguga olla. Siin Luts ka, siis värav ja värava sööt temal parem kaitsena kirjas on, et on ka tegelikult super mängu tegemas. Paide koha kõrgelt pressingut tegema ja sunnib Kalevi puurilukku pikemaga ettepoole mängima. Usta, kes väljal võidab palli. Hea palli mängib sinna Sambele, kes saab esimese kästi ette, saab kasti liikuda ka, kukub. Ja mis on otsus? Suluseis on otsus. Või kollane kaart tundus, et see oli sukeldumise eest. Esmapilgul tundus, et vaatame, kui uuesti esmapilgul tundus, et suluseis võis ka seal olla. No ei, see on see on ikka väga odav ja kollane kaardi igati õigustatult Kalevi mängumehele tuli. Mängu esimene kollane kaart siis Moussa Felix Sambele, kui siin Manier võitluses keskväljal ja teeb väga täpselt aru, kes see seal pikali maas on, vaatame kogu uuesti. See oli jah, Dubasic oli see, kes Manieriga võitluses oli ja Manier sellise kerge puki talle tegi ja päris valusad võivad need kukkumised olla. Aga ei ole häda midagi, mees on juba püsti ja mängime edasi. Anieril kõvasti jutustamist väljaku kohtunikuga ka. Aga Marti Pukk tegi talle selgeks, mida tohib ja mida ei tohi teha. Kui Maxwell Timothy Weinstein on ka kollase kaardi saanud, mille eest jääb praegu
küsimärgi alla. Aga kaptenile ka siis kollane kaart. Paide on tagatuud rünnakut üles võtmas. Veie annab Barano üle. Nüüd Ojamaa paremal äärel saab palli, kus õnnestub pall kastiga viia. Praegu sinna pole veel vaata. Oskar Hõim. Ta annab Salistele. Saliste jätkab Lillanderi. Ja tagant uuesti rahulikult läbi. No kiiret ei ole Paidel mitte kuskil. Nii et senikaua, kuni pall nende käes on kõik super külaliste poolt vaadatuna siis. Nier saab nüüd hästi jätkata kohe Ojamaale ja sealt kiire jätk paremale äärele. Luts tsenderdab ka, aga seal on Ojamaa vahel. Pall jääb Paidele. Hendrik Ojamaa. Paidel on tänaseks kohtumisega 2 meest siis mängukeelu all ka. Üks neist on Stein Venkort ja teine on Lukman Gilmore. Kodumeeskonnal mitte kedagi siis mängukeelu all ei ole, küll aga mängukeelu ohus on siis number 9 Daniel Usta, kes on hetkel, kui ma ei eksi, siis Premium liigas hoidmas väravlööjate edetabelis 3. kohta. Tema siis 12 väravat on löönud. Paide pool pole keegi nii palju väravaid suutnud see hooaeg veel lüüa. Nende siis enim väravaid löönud mängijaks peaks olema endiselt Robbie Saarma 8, kes on nüüdseks juba klubist läinud. Ja Kalevi poolt vaadatunas Taavi Jürisoo ja Aleksander Švedovski on järgmised selles nimekirjas ja neil mõlemal 2 väravat. Nier võidab duelli ees. Trolli on nüüd protokolli järgi peaks mees parema äärepoolikuna täna toimetama, aga on päris palju siin keskel aega veetmas. Kui nüüd Volvo toimetab hästi ja natukene tuli nurgalipp ka appi ja päris nurgalööki Paide siit ei saanud. Siim Luts palli mängu toimetamas. Otsitakse Anieri. Vasti võitleb, tekib natuke ruumi ka. Ikka Anier, kas tuleb löögi võimalus ka? Tuleb löök, aga Tiiti selle löögi blokeerib. Ustas võidab keskväljal ja on võimalik kiiresse vasturünnakusse minema. Kõva kaitset seal tehakse talle ka. Kõva pressingut tehti ka ja kokku võttes Paide palli tagasi võidabki. Suurepärane kaitsetöö praegu Oskar Hõimult, kes ei laasnud Ustat jooksu ja tegelikult selle rünnaku üksinda maha võttis ka. Oleks seal Usta praegu jooksu saanud, siis tegelikult oli 2-3 Kalevi meest veel seda palli ees ootamas, nii et oleks võinud väga ohtlik olukord tekkida. Tiiti Ojamaa pikemaga ettepoole leiab Petruunini seal keskväljal, aga totaalselt ebaõnnestunud sööt see oli ja Saliste ütleb tänan väga ja hakkavad uuesti rünnakut Paide mehed ehitama. Ranov oli hästi, saab praegu pöörata William Gabriel. Jürisoo on vastas, aga see William Gabriel läheb lihtsalt mööda, sooritab löögi ka, aga see löök natukene ebaõnnestus praegu, ei tabanud hästi seda oma jagu värava raamidesse, löök mööda läks. Kalev seal ka
tahavad lühikesega tagant alustada, aga üsna kiiresti on sunnitud eespool olevaid mängijaid vaatama. On sunnitud kiiresti siis ettepoole selle palli mängimast. Paide lihtsalt teeb nii siis kõva survet ja hoiavad liini kuni kõrgel, et tagant lühikesega välja mängida on üpris keeruline siin. Ja selline süsteem siis Paide jaoks töötab praegu väga hästi, sest peamiselt need pikemad pallid Kalevilt ei ole kuigi resultatiivsed olnud ja üpris lihtsa vaevaga saavad mehed Talli tagasi, kui Travalli saab palliga kasti minna, aga see sööt nüüd ka ebaõnnestus natukene, küll aga päris palju ruumi mees vasakul äärel leidis järsku. Ja nüüd jälle pikem pall ette ja adressaadita sööt. Ei olnud Pulusaar selleks valmis. Jälle mööda vasakult äärt hakkame minema, aga nüüd natuke tehnilist praaki ka. Viljan Gabriel, et vaatame uuesti väravat. No super peaga löök. No ei saa jätta nii vabalt mängijaid oma kastis. Seal ongi pea vastu ja ongi mänguseis 2-0, nii et keluhakalt praegu kaitses Kalevi mehed toimetasid. Paide teeb kõrvelt pressingut ja seekord Pulusaar saab pöörata ja mängib Usta 1-1 värava vai ka. Esimene puude natuke ebakvaliteetne ja mis tõhja teeb praegu Jarju ja Paide puurilukk päästab praegu meeskonna siis halvimast ja väga hea rünnak praegu Kalevi poolt. Ustal tundus, et natukene see nii-öelda teine puude oli kerfa ja kaotas selle kiirus ära, mis tal esialgu sees oli. Ja siis sooritas selle löögi, vaatame ka uuesti. Nii, Pulusaar hästi pöörab seal, Baranov ei saa selles olukorras temaga hakkama ja no suluseisu siin olukorras ei ole. Selle Veie peaks ära katma paremal taamal ja Ustal 1-1 minna saab. Jah, see esimene puude ei olnud kõige parem, natuke võttis hoo maha ja siis karistusala tagant selle löögi peale saatis. Ei olnud halb löök ja kui seal Jarju ei oleks sekkunud, oleks mänguseis praegu 2-1, aga Kalevi senine parim võimalus selles mängus. Tõmbas kodupublikut ka oma jagu käima. 2 minutit esimese poole lõpuni. Siit väga palju lisa ei tohiks ka tulla, erilisi mänguseisakuid olnud ei ole. Sellist ühe korra Dražic oli, Dubasic oli väljakul maas, aga see peaks olema ka mängu ainus selline olukord. Lista näitab, et on mingi kõksu vastu vist jalgu saanud ja midagi teda segab seal. Vaatame veel. Anston on juba pikali maas, Anier teeb paarilt meetrit peale löögi ja päris tugeva peale löögi ka ja Anston lihtsalt jäi selle pallile ette. Õnne oli ka selles olukorras, aga väravat tegi Indele 5+ oma töö ära selles olukorras küll. Petrunin otsib Ustat jooksu peale seal. Meil õnnestub pall maha ka võtta. Ei, Baranov tuleb hästi vastu. Küll teine pall jääb praegu Kalevile. Sööt ärevle Jürisoo. Saab keskele liikuda. Ja nüüd natuke jookseb mõte kokku ja Paide Jarju klaarib selle olukorra lihtsalt ära.
uuesti Harju kaudu. Harju paneb pikema ette ära. Kaootlikuks see olukord hakkas selle kiskuma ja Kalevi liinid olid üsna kõrgel ka. Ongi 45 minut täis saanud ja peakohtunik vilistab esimesed šansid suhteliselt samad, et kui õnnestub pikem pall ründajateni toimetada ja see pall seal omaks võtta ka reaalselt, siis tegelikult kogu aeg on ääreründajad pakkumas variante läbisöötudeks. Aga seni veel väravani pole jõutud, küll mitmel korral jah, nagu ütlesin, siis on jõutud väga heasse olukorda. Ja Kalev ründamas tuleb peale löök ka kohe teise poole alguses Musa Felixi Sambelt, aga see suuremat ohtu Paide väravahi jaoks või Paide värava jaoks ei osutanud. Läbi keskvälja väga palju sellist mängimist pole seni näinud või esimese poolaeg me ei näinud. Peamiselt ikka mõlemad meeskonnad äärtest läbi murdeid üritasid teha. See siis Paidel õnnestus Kambipüra paremini. Aga üpriski sarnase mängu siis stiiliga tegelikult meeskonnad on. Paide ka, pall nende käes on, siis väga kannatlikult kaitseliin söödab seda ja tegelikult mõlemad keskkaitse nii Baranov kui vaatame selle olukorra lõpuni siin Lillander klaarib olukorra. Et nii Lillander kui Baranov tegelikult väga hästi leiavad äärte peale väga kvaliteetsete söötudega siis ääreründajaid. Ja see siis Kalevile kõvasti peavalu valmistas. Natukene uljas sööt Weinsteinilt tuleb ja kas õnnestub lüüa ka, tuleb mees ise vastu ka, aga ei püüa seda, aga õnneks palutaja Aatse palli korjab ära. Natukene jäi praegu Weinstein pressingu alla seal ja andis sellise ebamugava söödu Ojamaale. Et selline ebameeldiv vindiga põrkav pall muutis suunda ka veel pärast põrget ja seal kohe oli William Gabriel valmis selleks küll. Weinstein ise jõudis oma siis praaki korvama ja kõik hästi. Jürisoo tundub, et esimese poole järel kumbki meeskond vahetusi ei teinud ja jätkatakse samade koosseisudega, mis esimese poole olid. Käime nüüd üle ka, alustades kodumeeskonnast väravas Maxwell Timothy Weinstein, kaitseliin Iron Kollo, Dražen Tubašić, Indrek Ojamaa, Hugo Palutaja, keskvälja duo Danil Petrunin, Habib Abidon Famuditini, paremal äärel Taavi Jürisoo, ründava poolkaitsjana on protokollis Daniel Usta. Tegelikult on ta pigem seal tipuründaja koha peal ja tema asemel siis on Ude Puluzar ja vasaku ääre peal on siis number 50 Musa Felix Sambe. Paide siis järgnevas koosseis väravas Ebrima Jarju, kaitseliin Saliste, Baranov, Lillander, Luts, keskväljal Kueje, Hõim, paremal äärel Pobkar, Travalli, ründava poolkaitsena number 8 Henrik Ojamaa, meeskonna kapten, vasakul äärel William Gabriel Linstesa ja tipuründajana endiselt jätkamas Henri Anier. Tundub, et siin teise poole alguses Paide jätkab sealt, kus pooleli jäi. Pall on üpriski pall nende käes. Lianderit jälle super pall sinna William Gabrielile, aga selle olukorraga sai hästi praegu Palutaja hakkama. Aga pall uuesti Paide kaitsetal. Keskväli on ikka väga tihe, et seal kesktsooni mängida on üpriski raske, nii et mõlemad meeskonnad ääri väga palju kasutavad. Või annab Lilanderile. Anier küsib liini taha palli, saab ka, aga tõstab pööd üles, hea sööt oli, aga natuke hindas mees palli trajektoori valesti ja tabastas lihtsalt selga. Aga jälle Lilanderilt väga hea pall ette poole.
Paide siis hetkeseisuga tõuseb 55 punkti peale. Jäävad nad siis Levadiast 5 punkti kaugusele. Ja ka tähtsam on, et Kalju neile järgi ei jõuaks. Siin Kaliste ja Vranov järjekordset rünnakut üles on võtmas. Uuesti otsitakse paremale äärele Travallit, aga sellega Kolo sai hästi hakkama. Ka võitlus käib siin nüüd, aga Luts sööd Pubakaril ääre peale. Tuleb tsenderdus keskele ka, aga seal lõpuks on suluseis ka. Väljaku kohtunik ka suures pildis Martti Pukk, äärekohtunikud Sander Jürjens, Liisa Liesmäe, 4. kohtunik Roman Danil Juk. Tõesti natukene on suluseis siin. Travalli natukene siis suluseisu jäi praegu ja natuke kannatlikumalt oleks ainult seda söötu oodata. Jüri Soo üritab kavalilt jätkata, aga ei olnud piisavalt kvaliteetne see. Siin on suluseis olnud. Üritatakse paremal äärel seinasöötudega üles poole tõusta, aga Paide kaitsjad on seal väga hästi kontaktis ja ei paku rammikesti vaba õhku Kalevi meestele. Ja töötab see väga hästi neil. Pall Lillanderi käes ja hakkab külalismeeskond järjekordset rünnakut üles võtma. Ranov Salistele. William Gabriel hästi hea tehnikaga mees on tõepoolest ja on täna väga palju teravust selle vasaku ääre peal loonud. Seekord oli sunnitud tagasi mängima. Lillander uuesti vasaku ääre peal otsib, aga nüüd siis esimene ebatäpne sööt. Kõrge palli Kueie võtab rinnaga omaks ja pall jälle Paide. Priski rahulikult on praegu siin esimesed 7,5 minutit teisest poolest möödunud. Kummalgi poolel erilisi ohtliku rünnakuid tekkinud ei ole. Ühe pealelöögi kohe esimesel minutil Kalev tegi, aga see oli päris selline tagasihoidlik üritus. Petrunin veavad pallist ilma ja Paide mängib jälle tagant läbi. Jaare tuleb nüüd see väljaku kesktsooni ja seejärel teeb söödu Lillanderile. Aga jah, Paide rahulikult kaitseliin söödab seda palli, ei kiirustata mitte kuhugi siin Paide treenerite pink ka. Ja siis ei kusagilt tuleb jälle üks pikem pall ette ja nagu praegugi Travalli on nüüd vasaku ääre liikunud, hästi saab esimesest mehest jagu, tuleb tsenderdus keskele ka, aga see läheb üle Anieri pea. Küll Kueie saab lahti, see pall endale, tuleb kauglöök ka, aga see läheb väravast mööda. Aga nüüd päris hea koha pealt sai Kueie löögile. Küll aga ei tabanud mees palli kõige paremini. Jürisoo nüüd hästi läheb mööda, vaatame uuesti rünnakut. Ja esimene puude ja saab teisega kogu südamega palli värava poole teele saata, aga selgelt üle seekord. Siin vaadata järgnemisi mänge mõlemal meeskonnal, siis Kalevit on ootamas võõrsil Pärnu Vaprus, siis ootab võõrsil Levadia
seejärel mängitakse kodus Narva Transiga ja siis tuleb hetkel siis tabeli liider FC Flora. Nii et ei ole ükski, kuigi ei ole neid lihtsaid mänge tulemas ka, et kogu tabeli esimese poolega praktiliselt tuleb mängida. Paidel, sest ootamas ees võõrsil Harju Otka Laagri, siis võõrsil, vaatame selle rünnaku ära, Travalli lööb, aga ühe koha pealt üritas seda lööki sooritada ja selgelt üle värava löök läks. Jah, et siis Paidel pärast Laagrimäng on tulemas Narva Transiga võõrsil mäng, siis minnakse Kuressaarde ja siis mängitakse kodus Tartu Jotka Tammekaga. Jüriso teeb Salistele pressi, Saliste kukub ka ja äärekohtunik näitab, et Jüriso seal määruste vastu eksis. Üksteist minutit on kohe teist poolega mängitud. Mõned pealelöögid nüüd viimase paari minuti jooksul Paide on suutnud sooritada, aga üpris rahulikult seda mängu kontrollivad. Tuleb pikem pall ette ka, seal Travalli kukub, näitab, et lükati teda selga, aga peakohtunik nii ei arva. Füüsilist kontakti oli seal, aga jalgpall ongi füüsiline mäng ja nii kergelt kukkuda ei saa. Kollo. Ja nüüd kui Eie võidab seal kahe mehe pealt selle palli ja saab rünnakul liikuda ka, tuleb tsenderdus keskele, aga natuke kõrgeks see jääb ja näitab ka, et natuke madalamalt ja rohkem tema peale selle palli toimetada võiks. Kohtunik suunab mängijat tagasi minema, et see külje sisse ei saanud teele panna. Ja kiire pressing tuleb kohe Paidelt palliga mehele ja seda mitte siis ainult ühelt mehelt, 2-3 lähimad mehest kohe lähevad palliga mehele pressingusse. Lähimad sööduvariandid pannakse kiiresti kinni ja üsna kiiresti nad need pallid tagasi võidavad. William Gabriel liigub täitsa väljab keskele, hea pall paremale, kus ootab Luts. Võtab ette, kas tuleb tsenderduskasti? Tuleb, aga selle Tubasits klaarib. Korraks jälle Kalevil aega hingata ja liine kõrgemale tõsta. Baranov. Et ongi, et palliga mängides siis Paide neljane kaitseliin muutub kolmeseks, Baranov keskmiseks keskkaitseks, Saliste ja Lillander kummalgi pool on ja Luts saab siis mööda äärt kõrgemale tõusta ja Travallid sealt eest tuleb ära ka, tekitab ruumi ja Luts seda väga hästi kasutab ära ka. Ikka Luts ja nüüd viga magusast kohast ja on võimalik pall kasti toimetada. Seal Sambe jäi natuke hätta, tal on kollane kaart ka all, nii et peab ettevaatlik siin olema, kuigi siin midagi teise kollase väärilist kindlasti ei olnud, aga mees peab ettevaatlik olema enda vigade tegemisega. Aga päris hea koht Paidel pall kasti toimetada. Eelmisel poolajal üsna analoogsest kohast oli ka Kalevil moment ja päris hea moment tekkis sealt, vaatame, kuidas selle trahvilöögi Paide lahendab. Anier on üks mees, keda võiks seal kastis otsida, kes kaitsed on olemas, aga müür blokeerib selle ja pall jääb ikkagi Paidele. Nii et ei ole mõtet mehi veel kastist ära kutsuda või läheb auto toimetama. Anieri peale tuleb, aga selle olukorraga saavad hästi Kalevi mehed hakkama ja
Jürisoo teine puude natuke ebatäpne, aga Sambe Jürisoo on võimalik rünnakule tõusta, aga Jürisoo võtab suuna tagasi ja üsna raske söödu paneb sinna Petruunile, lõpuks jäävadki pallist ilma. Hõim vasakul äärel, William Gabriel. Meeskaist konksutab küll, aga on sunnitud ikkagi ümber pöörama. Saliste Travalli. William Gabriel kohe võtab ette. Ta on löögikoht ka tekkimas, Hõim lööb peale, aga tundus, et Weinsteinil oli see olukord kontrolli all ka. Ütleme kohe uuesti. Esimesega kohe virutas peale. 25-lt, aga seekord läks raamist mööda. Küll aga julgelt tegelikult mõlemalt poolt või mõlemad meeskonnad siis tegelikult ei karda kauglööke sooritada ja päris mitmel korral ongi selle lahenduse kasuks otsustatud. Et 20-25 meetrilt pall hästi ees on, kaitse kohe vastas ka ei ole, siis kohe tuld väravale. Sihik on lihtsalt meestal praegu ebatäpne veel olnud. Aga Paide käes pall ja vaikselt saavad uuesti mängu hitama hakata. Otsib ette poole, aga ei leidnud seda käiku. Kalevi peatreener Alo Pärenguga oli ka korraks kaadris. Ja jälle kiiresti Koie töötab tagasi ja Luts oli ka kohe abis ja võidavad jälle palli külalismeeskonnale. Nii et palli kaotus korral tõesti Paidel kiire pressing kohe tuleb ja väga-väga hästi see töötab neil. Ranov, mustad läksid natuke jalad alt ära, muru libe ja korgid on vist natuke lühikesed alla saanud. Kueie uuesti Lilanderile ja juba Ranov ja Lilander mängivad kokku. No kui Kalev peaksid ühe rünnakuga õnnestuma ja ühe värava tagasi lööma, siis annaks sellele mängule täitsa uue ilme ja seda sellel mängul teisel poolel väga vaja oleks. Seal Udepõllusaar on suur seisu jäänud. Ja Bobakar Travalli tänane tööpäev saab läbi, värava mees lõi, nii et võib mõnuga puhkama minna. Tema asemel tuleb mängu Abdou Cham. Ja päris hea mängu, jah. Bobakar Travalli tegi ja oli selline väga liikuv seal ees. Oli teda näha nii vasakul äärel, paremal äärel, keskel ja igati tublid 63 minutit temalt. Ja Nier nüüd jätkab William Gabrielile. John saab kohe palli, hakkab konksutama, kas tuleb kohe löök ka, teeb löögi ka, tuleb päris hea löök maapõrkega, aga seal Weinstein kontrollis seda palli lendumist ka ja sooritab tõrje. Ebameeldib pall värava jaoks, vaatame uuesti. Jam, väike konks, natuke tekkis ruumi sellega ja teisega kohe löök väravale jälle sealt karistusala tagant. Aga Maxwell, Timothy Weinstein tuli selle olukorra meisterlikult toime. Jälle mängitakse lühidalt lahti. Luts, William Gabrielile. Luts uuesti tuleb löök, ohtlikult värava eest läbi, aga ei pannud sinna ükski mees jalga vahele, vaatame, et selle nurgalt on päris hästi näha. Luts on päris vabalt, saab kastis liikuda ka ja John, kui lähedal on, et põll vastu panna ja oleks seal
ükskõik mis kehaosa palli vastu saanud, oleks suure tõenäosusega see pall väravas lõpetanud ka 2-3 meetrilt, kui sedagi. Aga Kalev praegu pääses. See oli siis Paide selle poole ehk kõige parem moment ka. Jam. Jama keskel üritab Anieri leida, aga hästi oli seal praegu kaitse vahel. Tuleb pikem pall ette, aga natuke jääb sellest kvaliteedist puudu ja natuke liiga tugevad need söödud. Näeme veel kord seda olukorda. Luts, see oli selline sööt, löök, ei saanudki täpselt aru. Aga jah, Jam ei jõudnud sinna jalga vastu saada ja mängu sai ikka 2-0 Paide kasuks. Tal on natuke ruumi nüüd keskväljal. Jam läheb kohe pressingusse, teeb head pressingut, saabki jala vahele ja Saliste mängib Jarjuga kokku. Jürisoo. Vahelduseks võidetakse pall Paide väljaku poolel. Petruunin. Volole. Ääre peale Sambele. Võie läks talle kõvasti kontakti ka ja teeb Sambele natuke viga ja karistuslöögi Kalev sellest olukorrast saab. Aga pole hullu, mõtlevad patsu ja mängime edasi. Ja natuke hiljaks, kui Võie selles olukorras jäi. Aga vahetub kodumeeskond ka ja tuleb 3 vahetust korraga. Nii, vaatame kohe, kes siin mängu tulid. Kalev siis 3 vahetust korraga. Mängu tulid Šurõgin, tuli veel Danil Sõtšugov ja Vadim Mihhailov. Väljakult läksid ära Taavi Jürisoo ja Hugo Palutaja, eks see varem äärel vajas Kalevil natuke turgutamist ka. 3. vahetus, ütleme kohe, kes siis 3. mehena välja läks, kui samal ajal Paide rünnakut üles võtmas on. Anier saab palli hästi omaks võtta ka. 3 meest on ümber, ikka Anier. Aga seal nüüd natuke üksinda jäi selles olukorras ja tagant pall läbi vajama. Paide käes pall. Võim. Baranovile ja Jarju kaudu tagant läbi jälle. Jälle Koie ja Sambe seal duellis on ja Koie teeb jälle vea, kui Paide vahetab ka. Mängu tuleb number 30, kelleks on Padamousi ja väljakult lahkeb number 9 Henri Anier. Tulman Padamousi siis ja Henri Anieri asemele. No Anierilt väravat täna ei tulnud, aga ka korralikult võitles ja väga olulist rolli seal ründes või rünnakutes mängis, et neid kõrgeid palle siis suudab mees hästi omaks võtta ja sealt teravust hakata looma, kui siin Kalevilt tuleb pealelöök, mis võtab Paide mängijast huvitava puute ja Jarju ei tundnud üldse mugavalt end seal väravas ja on sunnitud rusikat vastu, vaatame uuesti. Kõrge kaarega pall ja oleks sinna lati alla vist ikkagi kukkunud, nii et Jarjult hea tegutsemine oli ikkagi, jälgis lõpuni seda palli ja hakanud seal riske võtma rusikatega üle lati selle palli suunas, aga Kalevi nurgalöök.
no 70. mänguminut käib, no see oleks nüüd õige aeg üks värav tagasi lüüa. Palju jõudu kasti on viidud. Tuleb välja keriv pall ka, aga seal on suurepäraselt praegu Paide kaitses vahel. Tundus, et Gueye oli see, kes selle palli klaaris seal, kui siin Anier näitab tagareiest, hoiab kinni. Mingit ebamugavust mees vist seal tunneb vaadatavasti midagi sellist, mis sunniks vigastuspausi võtma. Et võib-olla selline ettevaatus abinõu Paide poolelt. Kui mees ebamugavalt tunneb, midagi on valesti, siis pigem teeme vahetuse ruttu ära. William Gabriel saab pikalt palliga tõusta. Ikka William Gabriel tuleb löök ka ja selle Tobašitse blokeerib. Ja nüüd võitluse võidavad lõpuks Kalevi mehed, aga ikka William Gabriel jõuab selle jala sinna vahele susata ja selle rünnaku kiiresti maha võtta ei saanud Samba jooksuselt. Ja Kollo saab auti toimetada. Aga 2 meest on kohe ümber. Hästi Luts ja Gueye seal mängivad kokku. Väga hästi tulevad sealt raskest olukorrast välja. Kõvasti teeb pressingut küll, aga sai mehel ka vist jaks lõpuks otsa. Adamoosi siis jah, tipuründes koha on sisse võtnud. Ründes värskeid jalgu Paidel on. Furugini tekkis korraks keskel ruumi. Hea pall tuleb sinna Ustale ka, aga Karju jõuab õigel ajal vastu tulla, sulu sees. Ikkagi oli ka lõpuks. Paide mängumees lükati jooksurajale ka korraks ja seal korkidega väga ettevaatlik olema. Seal mingi pidavust selle jalavarjuga tõesti ei ole. Üsna ebameeldiv kukkumine tulla. Praegu küll mees jäi just jala peale. Aga Kalev sai siin mõned söödud omavahel lükata, aga nüüd on juba jälle pall külalismeeskonna käes ja Raanov hakkab jälle ees poolt edasisi käike otsima. Praegu endis salistada. Ojamaa. Tobašits. Annab Kollole, aga jälle kohe on kaitsemängide juures. No nüüd Sambe hästi pöörab, aga Gueyelt ka ikka väga meistrilik tegutsemine. Nüüd siin sellega olukorras Kollo jäi hiljaks ja saab kollase kaardi. Lutsel murule pikali jääb. Tõesti siin jah, no üsna rumal viga ja kollane kaart täiesti õigustatult Kalevi mehele tuli. See peaks olema nüüd 3. kollane kaart kodumeeskonnal on. Ander pikem pall, et William Gabrieli suunas läheb. Sinna paremasse äärde nüüd jah. Kalev natuke aega tagasi värskust tõi, et selle parem kaitsekoha ongi. See Tšugov on sisse võtnud ja sinna William Gabrieli vastu oli värskeid jalgu vaja, nii et igati arusaadav ja loogiline käik Pärenkovilt. Hästi vahetavad, äärtu tulevad raskest olukorrast välja. Paide mehed.
natuke madalam Padamosi, aga seal jääb ikkagi palli veremeheks, vajutab rikošetiga ja Weinstein püüab, aga taas kord nii kui löögi moment tekib, siis kohe Paide ründemängijad palli värava poole saadavad. See on selgelt juhtnööri vist meestele antud, et ärge kartke lüüa, võimalus on, tulistame peale. Siin natuke Kalev üritas varastada selle Audiga. Aga kohtunik seda läbi ei lasknud. Šurugin siis paremasse äärde palliga korraks ka ja Šurugov parem kaitses. Nüüd Sambe, kas saab jooksu? Ei saa Lillander. Hästi saab selles olukorras hakkama Kalev mehega, kui siin nüüd tundub, et Baranov vist on viga saanud ja näitas ka, et lööge pall välja. Kohtunik panebki mängu seisma. Seal Baranovil nüüd juhtus. Äkki näeme kordusest. Üsna ei kusagilt see olukord nagu tekkis. Loodetavasti mehel mingit vigastust või mingit tõsisemat tervisemure praegu ei ole seal, et jäi suht koha peal seisma, istus maha ja näitas kohe, et lööge pall välja. Eks näis. Loodetavasti mees saab jätkata. Ka kas hoiab parema jala taga reiest kinni. Et Vladimir Vassiljevil ja treeneritel on siin oma jagu mõtlemist, mida ja kuidas edasi. Ongi aeg Paidel vahetada. Sander Soo paneb seal mängu valmis ennast. Tundub, et Baranovi mäng saab ka nüüd siin 77. minutil üsna peagi läbi. No veel on aega Kalevil. Küll aga natukene on raske näha, kus esimene värav tulema peaks. Sealt edasi juba olekski tõenäoliselt seda ühte väravat nüüd kohe vaja, siis oleks aega veel seda Viigi väravat minna otsima. Miks mitte? Võiks mängu kindlasti tooks siia kõvasti särtsu juurde. See üks Kalevi värav. Aga selleks tuleb tekitada olukord ja jõuda nüüd panna siis ennast sellesse olukorda, et võiks esimese vastuvärava lüüa. Aga äkki siit rünnakust Petrunin. Sambe. Ja pall vasakus äärde Kollole. Tuleb tsenderduskastiga, aga sulu seis. Ja Paidelt topeltvahetus. Ja Siim Lutsu tööpäev sai läbi. Sander Soo tema asemel ja Nikita Baranov tuleb ära ja tema asemel siis Romet Nigula. No Siim Luts praegu ütleks võib-olla selle mängu siis parim mängija pärava ja pärava sööduga. Nii et super mängu tegi mees. Oi, siin nüüd paha kontakt ja natuke hakkab mäng närviliselt muutuma. Siin päris mitu sellist füüsilist tugevamat kontakti on olnud ja siin Kalevi meestelt Kalevi mehed siis pahameelt väljendasid ka selle peale. Aga kohtunik vilistas vea, aga kaardi teeb praegu taskusse. Paide ikka kõrgelt hakkab kohe pressingut tegema. Paide poolelt siis Soo on võtnud üle selle Lutsi koha ja siis Nigula Baranovi koha õigesti siin silma jäi. Parandan.
ka Nigula on paremas ääres praegu siin toimetamas. Aga Petrunin otsib teisele äärele söötu, mis tegelikult Saliste lasi söötu läbi ka, aga ei olnud seal Kalevi äärde valmis selleks olukorraks ja pall läheb üle otsajoone. Paide tahaks nüüd selle mängu lukku panna ära ja taga nulli kindlasti hoida. Mida siin minut edasi läheb, seda aeglasemaks ja tempo nende poolt ka muutub. Kalevil on nüüd juba päris kiire. Otsib käiku ettepoole, ei leia kohe. Ojamaa. Nüüd jõutakse kastiga, tuleb Zender, Daniel Usta saab pea vastu ka. Võitis selle õhuduelli Lillanderi vastu, aga ei saa seda palli värava raamidesse suunata. Ja mille värava see löök läheb, aga nüüd hästi jõudis Kalev loogilise siis rünnaku lõpetuseni ka ja päris hea Zender, see oli palju seal puudu jäänud, et oleks esimene värav tagasi löödud. Aidult on pikem pall ette seal. Ojamaa kõvasti hoiab kinni. Kadamoosid ja kõik määruste pärane. Ojamaa. Ikka käib Paide kõrgelt pressingut tegemas. Saad isegi tulema sealt, kas nüüd õnnestub see pall ette ka jätta. Kohe vaatame, super pall tuleb Daniel Ustale, aga äärekohtunik tõstis suluseisu lüppe üles, aga olukord lastakse lõpuni mängida ja tegelikult Usta lööb selle ära ka, aga tundus, et siin ikkagi suluseis vist oli, aga mine sa tea. Üsna kiiresti äärekohtunik selle lipu tõstis, vaatame nüüd uuesti. No tundub ikka jah, suluseis olevat seal. Aga Usta väga hästi selle rünnaku iseenesest lõpetas ja palli võrku toimetas. Aga jah, värav ei loe. Tallinna Kalev tegi siis viimased vahetused ka ära mängust, lahkusid Musa Felix Sambe ja Michael Chibuikem Udebuluzor ja nende asemel sekkusid mängu number 12 Ats Purje ja number 24 Zakari Sukunda. Paremal äärel viga ka. Ja Kalevil võimalus jälle pall kasti poole saata, mehed kõrgemale tõsta. Aga tundub, et päris kasti välja ei minda. Natuke Saliste selles olukorras Usta vastu hiljaks ja ise näitab, et tema küll mingit viga ei teinud, aga väike oot, siin on vahepeal väga huvitavaid asju toimunud. Varr vaatab punase kaardi kontroll. Kus täpsemalt, küsiks mina. Nagu ei jäänud silma ühtegi ilmselgelt värava võimalust. No, ju siis on vaja kontrollida. Olukord ikka veel menetlemisel. Vaatame, mis otsustatakse. Ja peakohtunik näitab, et läheb ise olukordi üle vaatama. Vaatame meie ka. Kohe, mis täpselt
toimus ja õigus jah, siin siis Paide vasturünnak siin vahetustega natuke kahe silma vahele jäi, aga vaatame, kas on siis. No tegelikult on viga. Või seal Ojamaa palli väga ei mängi, kukub, võtab sellega Padamosi maha ka ja tegelikult mees oleks saanud sealt kohe löögile minna, nii et täitsa punane kaart siit võib tulla. No vaatame, mida peakohtunik otsustab. Marti Puksis seda olukorda ise üle vaatamas ja vaatame, mis otsus on. Ja mäng läheb edasi, kõik ei mingit punast kaarti selles olukorras. Mõlemad meeskonnad jätkavad täiskoosseisus. Kalevilt pall kasti, aga seal ei jõua omad esimese. Selleni nüüd kõva kontakt siin keskväljal ja kollane kaart kiiresti ka Kalevi mehele. No päris füüsiliseks kisuvad need viimased minutid siin. Vaatame uuesti. Amet Nigula seal palli peale läks ja Žurõgin selja tagant korralikult sisse talle lendas. Paidel jälle võimalus aeg maha võtta. Neil kiiret ei ole. 87 mänguminut käib. Keskväljal pall jääb Paidele. Tuleb sööpetab poole ka ja seal hästi praegu Kalevi kaitsel olukorda hakkama saab. Ja söötsi vasakule äärde ka, aga siis edasi läks juba natukene ebakvaliteetsemaks asi. Gabriel liigub keskväljale, vahetab äärt. Nigula. Huejele. Cham on nüüd siia allapoole liikunud. No huvitav, palju peakohtunik mängule siin lisaminutid annab. Vahetusi on kõvasti olnud. Üks pikem varripaus oli ka ikka ära. Nii et 5 minutit lisa võiks veel tulla. Kui raske söödu annab Kollosul Weinsteinile ja peaaegu Nigula jõuab juba seda söötu vahelt nipsama, aga praegu Kalevi õnneks jõudis sööt pärale. Kiiresti jälle, no Kueien täna, no psüke tunde, et pea kõik tollidest võitnud keskväljale ääre peal, mis tal olnud on. Sambega kõvasti madistanud on, aga mees ikka võidab neid palle omadele päris hästi ja on ka ikkagi väga hea mängu täna teinud. Nii et tuleb Paidelt meeskondlikult kiita, kui siin Kalev rünnakul, aga sööt ebatäpne ja Harju korjab selle. Et tabeli 3. meeskond on pannud ikkagi oma paremuse praegu maksma. Ja veel siin korra seda olukorda. No, Ojamaa tahab nagu palli lüüa, ei saa täpselt selle pihta, libastub ka ja sellega võtab siis Padamosi ka maha. Aga tundus, et Padamosi ise ka seal tegelikult vist oli juba, pooleldi käpul ja siuke, kuidas võtta? Ma saaks aru, kui oleks punane kaart tulnud, aga praegu siin uuesti vaadates, äkki siis ikka ei olnud ka. Ma usun, et kohtnike brigaad selles olukorras toimis igati korrektselt. Ongi viimane normaalne ja minut käima läinud. Ja Harju saab veel pikem palli ette poole saata.
Võie paremuse ääres. Hea sööt tuleb keskele ka ja lööb ära. Padamoosi lööb 3-0 90. minutil. No super sööt siit ääre pealt. Tundus, et selle andis Bob Dojam, aga vaatame kohe üle ja Padamoosi jõuab enne Weinsteini selle pallini ja Varbaga siis väravaist mööda. Palli suunab ja 3-0 Paidele ja nüüd on, tundus juba enne tehtud, nüüd on kindlasti tehtud, et see vist oli viimane nael kirstu ja 3 punkti Paidesse lähevad. Ja kohtunikud on 5 minutit lisanud siis kohtumisele veel juurde. Siin võib-olla see värava olukord ja see tähistamine kõik võib-olla natuke lisab juurde. Aga 5 minutit veel seda kohtumist ja siis on 28. mängude voor läbi. No superpall Kueielt, uskumatu ja Padamoosilt väga hea toimetamine ka. Aga see sööt vaatame ja naudime veel kord. Oi, kui hästi täpselt kaitsest mööda ja Tubašitsil väga raske selle pallini jõuda. No super värav, pole mitte midagi öelda. Ja siin olukorras tõesti Kueie selle kandikul ette tõi Padamoosile, aga Padamoosi ka ikka liikus lõpuni ja oma nimele ka veel ühe värava sai. Siin on vahepeal penalti kontroll. Võimalik käega mäng. Meie nautisime muidugi värava kordus siin olukordist. Äkki näeme kordusest. Praegu ei nägemata. Ja kontroll lõpetatud, mängime edasi. Kalevi võiks siis olema 4. nurgalöök ja kõik on sinna samasse tsooni tulnud. Padamoosi klaarib selle ja Kueiega nüüd koos võimalik on vasturünnakule minna. Suurte jõududega liigutakse ette, Jam jookseb palli peale, jõuab esimesena sinna. Lööb ka ja napilt läheb väravast mööda, aga Bob Dojamil ka väga lähedal praegu, et 4-0 skooriks lüüa. No tõesti meetri puudu nägi, et väravat on väravast väljas ja proovis üle väravai selle löögiteele saata. Tõste oli, no ei ulata, napilt praegu. Weinstein ei ulata selleni ja veel napimalt see pall väravast mööda läheb. Siin juba järgmine rünnak toimus. William Gabrielt tuleb löök peale, aga see oli Weinsteinil lihtne saak praegu. No nüüd Kueie saab haiget. Ja no tegelikult selles olukorda Sukunda jäi praegu väga hiljaks selles olukorda ja läks lihtsalt lõpuni ja natuke haiget tegema. See Kueie on tõenäoliselt siin Kalevi mehi korralikult närvi ajanud ka, vaatame korra veel. Kueie mängib ära ja selline väga pahasti lendab külje pealt sisse Sukunda Kueiele. Ja ta täitsa usun, et mees korralikult selles olukorras haiget saada. Ilanderilt pall ettepoole. Ja Sakari Sunda selle tembu eest kollase kaardi sai ka. Frustratsioonist tundus see viga tulenevalt. Premeeriti kohe kollase kaardiga. Jam hästi võtab palli omaks, aga lihtsalt lükatakse minema Petrunini poolt. Ongi viimane lisaminut tiksuma hakanud ja Paide ikka mitte enam nii intensiivselt, aga siiski liinid on kõrgel. Ojama vahetab veel äärt. Üks rünnak tuleb veel, Daniel Usta saab ka lüüa, aga see löök läheb ka napilt mööda. Siin ei ole jäänud palju puudu, et
ikkagi auvärava oleksid kätte saanud. Vaatame korra veel, tuleb päris hea tsenderdus ja Musta õhust selline pooleldi üle puusa löök teele läheb, aga natuke raamidest mööda. Ja Harju pikem pall ettepoole. Ja peakohtunik on selle kohtumise